Tere! Minu nimi on Errit Kuldkepp ja ma hoian käes seda imeilusat kella, mis enamikul inimestest ju sümboliseerib aega ja selle liikumist. Aega ma otseselt peatada ei saa, seda me teame kõik. Sel kella ma võiksin peatada, võttes välja siit tagant patarei. Küll aga, rääkides ajast, siis ma paneksin hea meelega teile nagu südamele selle, et te võtaksite aega ja päriselt aega, et õppida tundma iseennast läbi ja lõhki. Mitte seda, mida teised teist räägivad või teised arvavad, vaid seda, kes te päriselt olete. Mis muusikat teie enda sees mängib, kuidas te elu näete, kuidas te seda teistega jagate, see on täiesti individuaalne ja see on eriline ja see on unikaalne. Ärge püüdke olla kellegi teise moodi, vaid püüdke olla veel rohkem iseenda moodi. Me kõik tegelikult näeme ja tajume elu väga erinevalt. Näiteks seesama kellgi. Teile paljudele võib see tunduda lihtsalt valge, kuldse kettega kell, aga minule tohutult meeldib see kellakene ja ta tekitab teatud tunnet. Täpselt samamoodi, nagu meie inimestena tekitame teistes inimestes mingit erilist tunnet. Ja see tunne on palju ehedam, kui me oleme päris ise endid, ehk siis need, kes me päriselt oleme. Sest uskuge mind, kui me püüame olla keegi teine, kes me ei ole, siis me oleme üsnagi võltsid ja meil endal on päris keeruline iseendaga elada. Samas, kui me leiame üles selle enda muusika, siis uskuge mind, paljudele te ikkagi ei sobi ja see on väga okei. Ma toon teile väga lihtsa näite. Ja oluline on see, et kui te ei sobi või näiteks teile ei sobi mingi inimene, siis te ei pea neid tahtlikult kuidagi nagu nurka suruma. Pigem on see, et näiteks mina ei tarvita ma mingeid aineid ega mõnuaineid selleks, et lõõgastuda. Minul on teised viisid, ma käin looduses, sõidan rattaga ja küll aga ma ei pane nagu pahaks ja ma ei heida ette. Kui keegi seda teeb, see on nende valik, see on teadlik valik, eriti täiskasvanutel inimestel. Aga sellest hetkest, kui te leiate üles päris oma enda muusika, siis mida ma soovitan? Keerake see valjemaks, palju valjemaks, sest me tegelikult ei tea, kui palju aega meile on antud. Ja ma usun, et me keegi ei taha kahetseda seda, et me ei elanud iseenda jaoks täisväärtuslikult. Me ei teinud oma elu õnnelikuks väikestest asjadest alustades, sellepärast et elu koosnebki väikestest asjadest, väikestest kokkupuudetest, väikestest tegevustest. Need on detailid, mis moodustavad kokku suure terviku. Seega tundke huvi iseenda vastu, tundke huvi, mis sütitab teid ja julgege käia oma rada, sest vaid niimoodi suudame me tegelikult innustada ka teisi. Vaid niimoodi suudame me olla ülihead eeskujud noortele, lastele, sellepärast et vaadake, kui me ise ei ole julged ja vaprad või ei julge käia nii-öelda oma rada, kardame, mida teised arvavad, kuidas me saame soovitada seda teha lastele ja noortele? Nemad ju näevad, kas me käitume oma sõnade järgi või erinevad meie teod meie sõnadest. See oli lihtsalt tänane selline mõttevälgatus, nii et soovin teile kõigile mõnusat teekonda sügavamale iseendasse. Aitäh teile!